Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus me räägime rahulikel teemadel ja neile, kes tahavad täielikult lõdvestuda või siis miks mitte ka magama jääda, on podcasti lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on siin täna üks Eesti kuulsamaid spordifotograafe, Lembit Peegel. Tere, Lembit! Tere! Tere ka kuulajaskond ja vaatajaskond! Aitäh, et nõustusid siia tulema ja sinuga seoses on mul selline mälestus 80-ndatest, et kui ilmus kuskil spordifoto, siis see oli Lembit Peegli tehtud, sellepärast et teisi spordifotograafe eriti ei olnud tollal. Noh, oli küll, aga minu pildid olid rohkem vaadatavad. Olid paremad? Paremad lihtsalt ja pidi paremini tegema, sest et kui mina hakkasin hobina pildistama, siis nemad olid juba kõik professionaalid. Ja ma pidin ka professionaalidest ka paremini pildistama. Ja muidugi siis tasustati ka, see oli ka honorari eest. Ja see oli ka, võib ta tolle ajal võib nimetada ka kohakaaslus. Muidugi see kohakaaslus ei olnud mitte suur, rohkem ta oli hobina, meeldis sporti pildistada ja kunagi ma tegin ka nooruses ka sporti, ka hobina algasin ja jõudsin hobisportlasena ka Eesti koondisesse. Ma nüüd torkan siia vahele, et sa alustasid poksijana, eks ju? Ja päris noorena, sa olid mingi 15-16 alles siis? Seda küll, jah. Aga kas see on tõsi, et tollal oli poksimine nii populaarne sellepärast, et Tallinna tänavatel võis lihtsalt peksa saada? Seda küll, jah. See oli nüüd 50-ndate keskel. Ja 50-ndate aastate alguses ja väga palju poksitreeningutel käisid muusikud, näitlejad, sest taksos oli vähe, oli ka muidugi, aga pidi koju minema õhtu hilja, pimedas ja siis oli tähtis, et sa oskasid ka midagi mõne tüübile ka vastu hakata ja see tüüp ei saanud sinule peale suruda seda, mida ta tahtis. Ma ei tea. Mina läksin ka sellepärast muidugi, et mulle meeldis, mitte löömine mulle meeldis, aga mulle meeldis lihtsalt, et midagi teha. Mulle meeldisid ka teised spordialad, aga ma olin väikest kasvu, korvpalli ei mängi selline tegelane ja valisin siis, oli ka üks klassikaaslane, kes oli juba tuntumaid poksijaid, Tõnu Kristjohan. Tema siis rääkis ilusaid lugusid poksimisest, eks ma siis läksingi treeningutele Spartakisse. Meid oli 2 gruppi, 60, kokku oli 60 poissi ja sellest 60 poisist mina jõudsin ka Eesti koondisesse 58. aastal ja 59. aastal 22-aastaselt ma loobusin poksist, mis pärast oli mul hobina, ma töötasin tol ajal Tallinna Juveeli vabrikus ja siis hakkas mulle meeldima fotograafia ja toimus suur buum fotograafias Nõukogude Liidus ja Eestis. Fotoaparaadid läksid poole odavamaks, tehti näitusi. Esimene näitus oli, mida ma käisin vaatamas, võib-olla see oli ka esimene tol ajal, tolles Eesti NSV-s, fotonäitus 59. aastal Tallinnas Vabaduse väljaku kunstihoones, et näitusele pääseda, pidi pool tundi sabas seisma. Ohoo, ja, vaat olid ikka ajad. Ja tekkiski siis huvi ja eks siis
noh, oli mul ka tore abikaasa, kes sellele hobile kätt ette pannud ja talle meeldisid minu tehtud pildid, esialgu ma pildistasin lillekesi ja igasugust muu asja, ka tehases ütleme, ja siis hakkasin sporti pildistama. No 59. aastal peale viimast matši ma juba hakkasin pildistama ja spordi esimesed pildid ma pildistasin teadlikult 1962. aastal. Toimus üks võistlus Tallinnas Kalevi spordihallis, kus Jaan Talts pidi rekordeid püstitama. See oli tema viimane võistlus enne sõjaväkke minekut. Ja ma töötasin siis Tallinna juveelivabrikus ja mõtlesin, et ma lähen ka Jaan Taltsi pildistama. Fotoaparaat mul oli seniit, harilik objektiiv, et sinna võistlus toimus kella 4-5 aeg. Ütlesin osakonna juhatajale, et ma lähen arsti juurde, aga ise ma sammusin siis Kalevi spordihalli pildistama Jaan Taltsi ja temast tegin ka esimesed pildid. Ja 10 aastat hiljem juba akrediteeritud fotograafina, kehakultuuri akrediteeritud fotograafina ma läksin juba Jaan Taltsi pildistama, kui tulevast olümpiavõitjat. Mehhikos ta saavutas hõbemedali, aga Münchenis 72. aastal, see foto on siin tehtud, kus Jaan Talts püstitab siin rekordeid ja Tallinnas ja sõidab siis sügisel Müncheni olümpiamängudel, kus ta võidab kuldmedali. See foto on veel Tallinnas? Jah, see on Tallinnas võetud 1962. aastal, vabandust, ja juba kui akrediteeritud fotograafina. Aga ise ma töötasin siis Tallinna mõõduristajate tehases, laboratooriumis ja mul oli töö tehtud ja mis ma seal töö juures ikka istun, ülemus laboratooriumi juhataja lubas mind pildistama ja läksin ja tegin need pildid ja seal ka teistest, ütleme, Nõukogude Liidu tolleaegsest parimatest tõstjatest, sest Nõukogude Liidu tõstjad olid tol ajal ühed maailma parimad. Jaan Talts ka nende seas, ta püstitas 44 maailma rekordit. Ja see on üks sinu kuulsamate fotode hulgas, see Jaan Taltsi foto. Jah, Taltsi foto. Ja teda ma muidugi väga palju pildistanud. Ja noh, temast võib palju lugusi jutustada. Ja ma olen temaga isiklikult tuttav. Ja kunagi jah, ta tegi meil isegi Saratovis oli jõumängud, ta tegi, olime parasti esimesel päeval saabusime ja istusime siis restoranis, tema sammus ka sisse ja nägi siin ajakirjanikud ja tegi meil pudel konjakit veel välja. Ise siis muidugi läks tasakesti minema meie seltskonnast. Ta muidugi, ta võistes, ta ei tarvita selliseid jooke, on hoopis teised joogid, jõujoogid ja nõnda edasi. Limonaad. Ega dopingu kohta ei tea midagi öelda? Ei tea. Ma olen ka muidugi dopingut võtnud. Jah. Mis see siis oli? See doping oli niimoodi, et enne matši anti siis mulle dopinguks oli mesi ja sidruni mahl oli. See oli ennesõaegne doping, ütleme, ja siis 54. aastal, jah, ma juba võistsin ka Eesti koondises Leningradi vastu, oli sõpruskohtumised ja siis anti sellist dopingut, et pidi paremini poksima. Aga minul on selline asi, et mesi paneb mind magama. Ja siis, mis siis tulemus oli? Võib-olla jah, sellepärast oligi, et
no kaotasin niikuinii mitte, et ma magama jäin, aga kanderaamiga ära ei viidud. No sellist dopingut võiks igaüks juua, isegi lapsed. Seda küll, ja. See on üks hea ja lubatud doping. Ja noh, ei ole, noh jah, muidugi üks doping on, ka mina kasutasin dopingut, ütleme, enne võistlustele minekut, et ergutada ennast, mitte jõin siis Coca-Colat või Pepsit, mis paneb ikka vere natuke kiiremini käima ja muidugi iga kord, kui ma läksin võistlustele, ma eriti palju ei einetanud, ei söönud. Läksin tühja kõhuga, siis on nagu ütleme näljasem ja erksam ja vihasem. Ja, et saad paremad pildid, ütleme, noh, see oli minu, igaüks teeb nii nagu talle meeldib ja kuidas ta on kohanenud. Aga muidugi ergutuseks peab midagi Coca-Colat jooma, sest muidu võib magama jääda. Ka isegi võistlustel muidugi. Muidugi on ka olnud olümpiamängudel. Et sa oled ju käinud 4 olümpiamängudel, eks ole? Jah, ma 4 käinud ja see oli Barcelonas esimestel olümpiamängudel. Käisin, no boksi finaalmatse läksin vaatama, need oli juba olümpiamängude viimastel päevadel ja kui sa 4 või 3 tundi magad öösse, siis ma boksivõistlustel jäin juba magama. Sul oli siis hetkeks jäin magama. Reisiväsimus oli? Reisiväsimus, magamata ööd ja tööd pidi ka tegema, mitte lihtsalt vaatama. Kunagi Kalju Suur fotograaf ütles, et Lembitsa käisid Barcelonas, küll sa seal ilusaid pilte ja vaatasid seal linna ka, ma ütlesin, jah, vaatasin küll, bussiga sõitsin pressikeskusesse võistlusi, tukkusin ja magasin bussis tavaliselt. Ja ma vaatasin küll, ilus linn oli, ööpäeval ikka käisin vaatamas teda. Aga ma küsin vahele, et missugune fotograaf sa oled seal võistlustel, et kas sa trügid sinna ette, et paremaid pilte saada või sa hoiad kuidagi tahaplaanile või kuidas üldse fotograaf peaks käituma? Noh, kui on võimalus, siis ikka esireas olen. Ja kui võimalust pole, siis ma, no muidugi suurvõistlustel on hoopis teised fotograafid ja seal on palju neid Eesti meistrivõistlustel. Noh, eks neid ka siin 10 tükki on või vähem, ütleme, ja siin mingisugust niisugust tihedat rebimist pole. Tihtipeale ma vaatasin ka siin Eestis, ütleme, hoopis huvitamaid punkte, kus pildistada ja alguses pildistasime kõik ühe koha peal, siis ma lahkusin nendest seltskonnast, läksin, otsisin teise koha, et mitte igas väljaandes ei oleks ühesugust pildid. Õige, jah. Ja see oligi see, jah, ma pildistasin teatud kohtades, kus minu konkurendid ei pildistanud. See oli üks sinu trumpe? See oli trump ja teine asi oli see, et ma ei teinud üldpilte, ma kodus kadreerisin ja lihtsalt võtsin teatud kuidas nüüd öelda? Suurendasin ja võtsin siis teatudest, kadreerisin teatud asjad välja üldse. Ja need olid hoopis erinevad kui tolleaegsete professionaalides fotograafide pildid ja need meeldisid ka lehelugejale ja lehelugejatele muidugi. Ega siis kui ma olen saanud ajaleht edasi, oli tol ajal üks populaarsemaid ja kui ma esimesed pildid saatsin ja pärast, see oli juba 70 aastate keskel, siis nad kasutasid mu pilte ja 89. aastal mulle anti ka ajale edasi selline teenete märk lihtsalt. Jah, see oli mulle üllatuseks.
nii et sind pandi tähele ja meeldisid, jah? Toredad pildid olid muidugi teistsugused kui Päevalehes ja Spordilehes. Spordilehte mind ametlikult kutsuti 1989. aasta sügisel. See tähendab, et 26 aastat hiljem, kui mul ilmus esimene pilt Spordilehes. Et nii kaua pidid ennast tõestama? Ja, nii kaua ma pidin ootama või ennast näitama või tegutsema või ma ei tea mis. Ma olin ka 87. aastal hakkas ilmuma Maaleht ja ma olin ka muide Maalehe esimene fotograaf. Selle koha peale konkureerisid 12 fotograafi ja millegipärast valiti siis mind spordifotograafina. Ja. Aga siin ongi meil veel üks pilt, et vaatame, mis siin peal on. See on boksipilt, jah. See on 63. aastal tehtud, kui toimus sõpruskohtumine Tallinnas Eesti ja Soome boksijate vahel. Eestlased võitsid ja meil oli siis 7 Eesti poissi ja 3, ma ei tea, mis rahvusest nad olid, teist keelt nad rääkisid, aga jah, nii oli. Meie võitsime ja siin on selline... Siin on selline hetk, kus nagu siis... Limonen on Rooma olümpiamängude pronksmedali mees oli ja 58. aastal juba mina teda ka tundsin ja Soomes kohtusime, tema oli raskemas kaalus ja mina olin kergemas kaalus ja ikka sõbrutsed seal teiste sportlastega, teistest rahvusest sportlastega ei olnud niimoodi, et nüüd igaüks nurgas istub ja ei tohtinud suhelda siis. Ma ei tea, minule pole keegi öelnud, et ma ei tohi kellega suhelda, isegi Soomest, kellega ma boksin, ma kaotasin, nemad olid vanemad ja juba professionaalsemad, käinud ka paljudel rahvusvahelistel võistlustel ja nad kinkisid mulle oma pildid ja need pildid on mul albumis, fotoalbumis mälestuseks. Ja. Nii, aga siin on üks väga kuulus pilt. No see on korvpall, see on üks tähtsamaid sündmusi võib-olla Eesti korvpalli ajaloos, kus me võidame Ameerika Ühendriikide korvpallureid. Me võidame, aga turniiri võitsid siiski ameeriklased. Kuidas see, milles see paradoks siis on? Noh, me kaotasime seal vist me kaotasime, ma ei mäleta, kellele me kaotasime, kas Leedule või NSV Liidu. See oli 1970. aastal, kui just Kalevi spordihallis toimus nelikturniir Eesti, USA, Leedu ja NSV Liidu teise koondise vahel korvpalliturniir. Ja meie võitsime Ameerika Ühendriikide korvpallureid. Muidugi sellel võidul on väga suur tähtsus, oli tol momendil, sest 1936. aastal me kaotasime ameeriklastele ja siin meil on revanši me võtsime nende üle, jah. Ja oli väga tore võistlus. Tol momendil ma asendasin spordilehe fotograafi Toomas Arringut, tema oli puhkusel ja mul tuli teha sellised pildid, ütleme. Ja väga hästi õnnestunud see kaader on. Siin on, ütleme, Jaak Salumets võitleb ameeriklasega. Kindlasti, ma ei tea, kas see ameeriklane selle korvpalli, selle võitluse võidab või võidab. Ma ei tea, kaadritest pole näha nagu, aga kindlasti Jaak on siin tasemel
ja selle pildiga on muidugi oli Tallinna fotoklubi näitusel, seal ta valiti Kultuuriministeeriumi poolt saatmiseks Rostoki mingis sõpruse nädalale, kuid siis selgus, et see pilt ei kõlba sinna saatmiseks, sest et keegi tähtis isik ütles, et Nõukogude sportlane ei tohi olla madalamal kui ameeriklane. Siin on Jaak natukene 3-4 sentimeetrit võib-olla hetkel madalamal ja sellepärast see pilt ei läinud. Noh, ega mul on ükskõik läks või läinud. No aga nüüd on ta kuulus ja Fotografiska näitusel üleval. Nii et ja. Kas ta sinna läks või läinud, noh, see ei ole, kellegi teise pilt läks, temal oli kindlasti Jaak või natuke võib-olla üleval rohkem, ei läinud. Millest küsimus, polegi küsimus mul selle üle. Noh, oli tollal väga tore ja... No tollal oli nii, eks? Ja tollal oli. Aga nüüd me jõuame ainult ühe pildi veel tegelikult Lembit vaadata, et sul oli siin Anett Kontaveit kuskil. Ja. Võtame, räägime sellest pildist, see on nüüd uus pilt. Selle pildi ma tegin 2010. aastal. Ta oli vist siis 15 või 14 aastane. Eesti meistrivõistlustel tennises ja ta võidab selle võistluse oma vanemat võistluskaaslast ja see pilt ilmub esimest korda Fotografiska näitusel see on alles. Vaadake, millise rõõmsa lapseliku naeratusega ta on. Just. Seda pilti, sellist naeratust või sellist pilti kunagi ei tabata kuskil stuudios. See oli hetk ja kõik. Muidugi tänapäeva kaamerad on hiiremad, kus ma võin 10 pilti teha sekundis ja sellest on veel umbes samasugust kaadret on võib-olla 2 tükki. Aga see oli üks moment, aga selle ma valisin, see oli kõige parem. Mõtle, sinu meisterlikkus seisnebki selles, et sa tabad just neid hetki, et nagu siin ta on. Ja ma ka sporti natuke rohkem tunnen kui tänapäeva võib-olla toimetuse fotograafid, sest et nemad peavad kõiki tööd tegema, alates võib-olla mõne kuulsuse matusest ja õhtul ka minema siis korvpalli või võrkpalli pildistama. Ja see on teistsugune elu. Mina pildistasin tollal ainult, ka teisi asju või pärast hakkasin pildistama, kui mul paluti ja pildistasin sporti ainult. Ja noorest peast ma olen spordiga tegelenud ja lapsepõlves mul väga meeldis spordivõistlusi vaadata. Kuigi mul ei olnud raha, siis ma pugesin aiaaugust sisse, nagu öeldakse, plangupiletiga ja vaatasin seal ja mõnikord vaatasin korvpallitreeningut, mis toimusid Lahtise taeva all Kalevi korvpalliväljakul Pärnumaade 41, kus ma olen isegi käinud ka jäähokit vaatamas, plangupiletiga muidugi, aga jah, ma armastasin sporti vaadata ja see mulle meeldis. Aga aitäh, Lembit, meie aeg on nüüd kahjuks otsas, et soovin sulle jätkuvalt teravat silma, sa ju pildistad endiselt, eks ju, ega sa ei ole seda ju maha jätnud sugugi. Aitäh siia kutsumise eest ja teiega kohtumise eest. Mina ütlen ka sulle aitäh ja te vaatasite Tiiu õhturännakute podcasti, mille eelmiseid osi näete Õhtulehe veebist. Ajakiri Tiiu ilmub kord kuus paberväljaandena ja seal ilmunud lugusid näete samuti Õhtulehe veebist. Või otsige Ajakiri Tiiu üles Facebookist. Aitäh, nägemist! Loen sulle rahuliku metsaraja meditatsiooni, mis aitab päevapingeid maha laadida ning valmistab keha ja meele ette kosutava une tulekuks. Hinga aeglaselt ja sügavalt sisse. Hinga aeglaselt ja sügavalt välja.
Tunneta, kuidas su keha muutub raskemaks. Kuidas päeval mõeldud mõtted ja tehtud toimetused hajuvad kusagile kaugusesse. Sul ei ole kuskile kiiret. Kõik on täpselt nii, nagu peab. Kujutle nüüd, et seisad metsaraja alguses. Tee lookleb läbi lopsaka roheluse, puuvõrad pea kohal varju pakkumas. Õhk on karge ja värske, täidetud metsalõhnadega. Sinuni kandub niiske sambla ja lõhnavate lillede hõng. Astud esimese sammu ja tunned, kuidas jalg õrnalt samblasesse maapinda vajub. Iga samm, mille teed, on sujuv, kerge ja turvaline. Kuulatad. Kaugel laulab lind. Tema siristamine kõlab rahustavalt ja tuttavlikult. Lehed sahisevad, kui tuuleõhk neist läbi voolab. Sa kõnnid vaikselt sammul, tunnetades, kuidas iga astumine viib sind sügavamale rahu ja vaikuse sisse. Päevasagin on kaugele ja maha jäänud. Sa oled siin ja praegu, selles metsas, kus aeg kulgeb oma loomulikus rütmis. Sinu kõrval lookleb väike oja. Selle vesi sillerdab õhtu viimastes valguskiirtes. Vesi vuliseb rahulikult, tasaselt, justkui sosistades sulle unejutte. Põlvekõrgune rohi heljub kergelt tuules. Sa tunned selle pehmet puudutust, kui edasi jalutad. Sa hingad sügavalt sisse. Tajud, kuidas õhtune jahe õhk värskendab ja rahustab ühe korraga. Iga sissehingamine värskendab. Iga väljahingamine rahustab. Iga hingetõmbega vabaned kõigest, mida sa enam endaga kaasas kanda ei taha. Iga väljahingamine muudab su keha järjest lõdvestunumaks, mõtted vaiksemaks, meeled kergemaks. Metsa sügavuses märkad lamedat samblaga kaetud kivi. See näeb välja justkui pehme looduslik ase. Sa istud kivi servale ja toetad selja vastu jämedat tammetüve. Tammekoor on soe ja kare, puu on tugev ja kindel. Justkui vana sõber, kes valvab su üle. Sa suled silmad ja kuuled metsa helisid. Kuskil kaugemal huikab öökull, tema hääl sulandub öösse. Mets hingab koos sinuga, sa oled osa sellest rahulikust rütmist. Sul pole vaja midagi teha. Sul pole vaja kuhugi minna. Oled lihtsalt siin. Sa lased end täielikult vabaks. Tunned, kuidas keha muutub raskemaks, samal ajal kui meel kergeneb. Rahu ja vaikus voolavad su sisse. Tunneta seda kõike veel mõni hetk. Kui oled valmis, võid kujutlusest tasapisi lahti lasta. Sa tead, et see metsarada jääb alati siia. Sinu mõtetesse, sinu südamesse. Sa tead, et võid alati siia tagasi tulla. Uuesti sellele metsarajale, selle rahu ja vaikuse keskele,
mida praegu tunned. Hinga veel korra sügavalt sisse. Hinga rahulikult välja. Tunne, kuidas pehme uduloor haarab su endasse ja toob sulle sügava ja rahuliku öise puhkuse. Head und.